Tervitused Euroopa elamuskeskusest. 2021. aasta on toonud jällegi päris palju muudatusi ja põnevaid sündmusi. Üks suuri muudatusi Euroopa Liidu jaoks ja meie kui eurooplaste jaoks on kindlasti see, et Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise üleminekuperiood lõppes 2020. aastaga ja alates 1. jaanuarist 2021 toimub siis brittide ja Euroopa Liidu suhtlus uue lepingu alusel, mis paneb paika selle, et kuivõrd see koostöö, mis 47 aasta jooksul üles ehitati, kui palju see täna jätkub. Britid kahtlemata jäävad Euroopa Liidu headeks sõpradeks, aga muudatusi suhetes tuleb päris palju. Kõigepealt võib-olla veel kord siis sellest, miks Brexit ikkagi juhtus. Üks suuri põhjusi kindlasti oli selles, et kui ikkagi ühiskonnas aastakümneid räägitakse sellest, see Euroopa Liit ei ole ikka üks õige asi, seda poliitikud ka sellest räägivad ja siis, kui ühel hetkel teha rahvahääletus ja küsida inimeste käest, et mis te siis arvate, kas Euroopa Liitu kuulumine on mõistlik või mitte, siis inimesed arvavadki, et see ei ole mõistlik ja ma arvan, sellepärast ei tasu üllatuda, et kui me vaatame ka praegu seda, mis aasta alguses USA-s toimus Joe Bideni ametisse nimetamisel, siis mingis mõttes saab tuua hea paralleeli, et kui ikkagi pool aastat on räägitud, et need valimised ei ole ikka ausad ja seal on täielikku jama korda saadetud, et siis loomulikult inimesed lõpuks hakkavadki seda uskuma. Nii et eks see väga paljuski oli niisuguse Briti sisepoliitika peegeldus ja hästi paljud mõjud, mida me täna näeme
brittide lahkumisel Euroopa Liidust on nagu hea niisugune õpiku näide selles mõttes vastupidi, et miks Euroopa Liit on kasulik, miks Euroopa Liit on hea. Et näeme seda, et missugused probleemid brittidel Euroopa Liiduga suhtlemisel tänaseks on tekkinud. Et kui brittide poole pealt vaadata, et siis nende jaoks see vastus küsimusele, miks oli ennekõike see, et kätte võita see vabadus, saada minema sellest bürokraatlikust Euroopa Liidust ja saada lõpuks ometi vabaks ja saada ise otsustada. Aga päriselus, mida me näeme, on muidugi see, et selleks, et Euroopa Liiduga kaubavahetust jätkata või et suhted jätkuksid, on ikka jätkuvalt Euroopa Liidu reegleid vaja täita. Et ma proovin hästi lühidalt kokku võtta selle, et mis on need suured peamised muutused, mis brittide lahkumisega aset leidsid ja mida meist igaüks peab ka arvestama siis, kui ta soovib reisida Euroopa Liitu või siis oma ettevõttega Euroopa Liitu kas kaupu müüa või sealt kaupu importida. Et see kõige suur muutus seisneb selles, et britid ei kuulu enam Euroopa Liidu siseturule ja tolliliitu ja ei osale enam Euroopa Liidu poliitikates, et nad on ikkagi selles mõttes üks nii-öelda kolmandatest riikidest, nagu seda on Austraalia, Kanada, USA, mis tähendab, et praktiliselt kõikides valdkondades ikkagi koostöö Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel on veidikene teistel alustel. Et kui me vaatame kaubavahetust, see oli selle uue suhete lepingu üks kõige rohkem läbiräägitud ja keerulisemaid valdkondi, siis kaupade vaba liikumine jätkuvalt toimib, aga nende vastastikune tunnustamine mitte. Et ma seletan sellega kohe lahti, et kui te olete ettevõtja, ma ei tea, mis võiks olla see hea näide ka nooremale publikule mõeldes, et toodate näiteks käsid ja limonaadi, üks väga head käsid ja limonaadi Eestis, et siis juhul, kui nüüd Eesti on Euroopa Liidu liige, siis kui te saate seda limonaadi müüa Eesti turul kuskile kas oma väikses kodukoha poes või Prismas või Rimis, et siis te saate seda müüa kohe ka igal pool üle Euroopa Liidu ja seda see vastastikune tunnustamine ka tähendab. Nüüd, kui ettevõte on Euroopa Liidust väljaspool, nagu nüüd Suurbritannia ettevõtted on, siis põhimõtteliselt saab ikka seda limonaadi Euroopa Liidu turul müüa, aga selleks tuleb läbida tohutu hulk bürokraatiat, et on vaja maksudeklaratsioone, tollideklaratsioone, on vaja sertifikaate selle kohta, kuidas see limonaad on toodetud ja sellega kasvavad nii brittide ettevõtete kulutused, kes Euroopa Liitu müüvad kaupu, kui ka Euroopa ettevõtete kulutused, kes brittidele oma tooteid tahavad müüa. Et siin slaidil on ka õnnetu kalamehe lugu, et kes siis briti kalamehed praegu on päris hädas, et nad saavad küll püüda nüüd rohkem kala kui enne, aga seda on raske kuskil müüa, sest Euroopa Liitu kala müümisel on vaja täita nii palju nõudeid, et nad ei ole enam konkurentsivõimelised võrreldes näiteks Euroopa tootjatega, et kahtlemata see teatud määral kaubavahetust mõjutab. Suur muutus kindlasti on ka see, et britid enam ei pääse automaatselt Euroopa Liidu teenuste turule, et see mõjutab kõiki teenuseid, alates finantsteenustest, lõpetades transporditeenuste reisimisega. Kindlasti enamus teist on kuulnud, et London on suur finantsteenuste keskus ja põhilised aktsiatehingud, suured investeerimistehingud reeglina Euroopas tehti Londonis. Nüüd see enam nii ei ole, et esimesel päeval, kui börsid avanesid, siis Ühendkuningriikides olid käibed
6 miljardit väiksemad. Slaidil on ka väike Financial Timesi loo pealkiri selle kohta, sest eurooplased kauplevad nüüd oma aktsiatega Pariisi, Frankfurdi ja Amsterdami turgudel ja mitte enam Londonis. Ja eks see on ka vastupidi loomulikult samamoodi, et suured Briti ettevõtted on nüüd rohkem tõesti Londoni turgudel ja toimetavad seal kui siis Euroopa Liidus. Mis meile kui igale kodanikule on tähtsam, on see, et mis siis reisimises muutub. Mis on positiivne, on see, et viisavaba reisimine jätkub. Et kuigi brittidel, kes tahavad Euroopa Liidus olla rohkem kui 90 päeva järjest, on vaja ikkagi viisat. Aga eks tuleb arvestada ikkagi sellega, et niisugune isikute vaba liikumine enam samasugusel kujul ei toimi, et kui te nüüd Covidi piirangud saavad läbi, Ühendkuningriik praegu on lockdownis, sinna minna ei saa, aga kui ühel hetkel saab sinna jälle minna, siis kindlasti tuleb arvestada sellega, et Euroopa ravikindlustuskaart sellisel kujul enam ei kehti, vaja on eraldi tervisekindlustust. Kui tahate autot rentida või oma autoga minna, siis on vaja seda nii-öelda rohelist kaarti, mis tõestab, et teil on kindlustus. Kellel on loomad, siis loomade reisipassiga enam reisida ei saa. Ja mis on ka meile eestlastel väga tähtis, kes me kogu telefonides istume, et siis nii-öelda kasuta andmesidet nagu kodus. Et siis see suur Euroopa Liidu algatus, mille kõigile on väga meeldinud, et Hispaanias kuskil või Itaalias puhates saab sama odavalt ikka Delfi uudiseid lugeda, et siis Ühendkuningriigis seda enam teha ei saa. Et samad andmevahetusmahud enam ei kehti. Ka õppimises ja töötamises on muutusi. Töötajate vaba liikumine ka sellisel kujul enam ei toimi, et nendele Euroopa Liidu kodanikele ehk siis meile kõigile, kes me tahame Suurbritanniasse tööle minna, kehtivad samad reeglid kui teistele välisriikide kodanikele. Ja mis on ehk tudengitele just niisugune kurb uudis on see, et Erasmus skeem enam Ühendkuningriigile ei laiene. Britid küll käivitavad oma eraldi skeemi, millega saab siis Ühendkuningriigis õppimas käia, aga niisugust üle-euroopalist koostööd niisugusel kujul enam ei toimi. Miks see nii on see, et brittidel kindlasti on võimalik tulevikus Euroopa Liidu ühistes programmides osaleda, et Brit kaaluvad kindlasti teadusprogrammis, Horisonis osalemist, nad oleksid saanud edasi osaleda ka Erasmuses, aga selleks tuleb siis eraldi maksta raha, ehk siis teha see sissemaks, et selle skeemis osaleda ja seda britid teha ei soovinud. Paljud Euroopa majanduspiirkonna riigid jällegi näiteks Erasmuses osalevad. Nii et neid erinevaid muutusi, mida me nüüd salvestame seda loengut kohe jaanuari alguses, kus Brexitist on möödas siis vaevalt nädal, et neid erinevaid muutusi on võrdlemisi palju. Samas vaadata ka nii Euroopa kui Eesti seisukohalt, siis kahtlemata britid jäävad Euroopa Liidu üheks olulisemaks partneriks, üheks lähedasemaks partneriks. Enamuses rahvusvahelistes küsimustes on Euroopa Liidu Ühendkuningriigi huvid sarnased. Britid on Eestile hästi tähtis partner selles, mis puudutab Eesti julgeolekut. Ka seal see koostöö väga aktiivselt jätkub ja kindlasti midagi sellist ei juhtu, et Ühendkuningriik nüüd liiguks hästi kaugele siis Euroopa Liidust. Lihtsalt paljudes valdkondades peame arvestama päris suurte muutustega, mis siis ka lisakulusid kaasa toovad. Ja loodame, et kõik need muutused lähevad võrdlemisi sujuvalt ja ka meie Eesti ettevõtetele, kes kas siis Ühendkuningriiki teenuseid pakuvad või
või siis ka sinna kaupu müüvad või sealt kaupu ekspordivad, et vaatamata nendele lisakuludele ja lisabürokraatiale kõik jääb ikkagi sujuvalt toimima. Ja ega me ei saa ju välistada seda, et ühel heal päeval britid leiavad, et võib-olla oleks mõistlik ikkagi jällegi arutada ja kaaluda ka kui mitte Euroopa Liiduga täielikult taasliitumist, siis liitumist vähemalt Euroopa majandusruumi, siseturu ja tolliliiduga. Lõpetuseks soovin, et see 2021. aasta päris nii üllatuste rohke ei oleks, kui eelmine aasta oli ja et me aasta teises pooles juba enam-vähem normaalsesse ellu saaksime tagasi pöörduda. Kõike head!